Ta on keegi, kes on piisavalt veider, et omada 15-aastasena hertsogiriiki. Tema kohalolekut on alati kuulda. Ta on inimene, kes ei karda tööd teha ja sellele pühenduda. Ta on järgija, kelle süda põleb Jumalale ja tema hääle kuulamisele. Ta on inimene, kes on selleaastase PP muutnud täiesti erakordseks. Ta on keegi, kellele mina ja ka paljud teised vaatavad alt üles ja mul on suur au kutsuda teda oma perekonna liikmeks. Daamid ja härrad, minu õemees Sven Joonatan Siibak. Sõbrad, appi, mis seal videos oli? Okei. Aus hetk. Jah, mul oli kunagi oma välja mõeldud riik, sest me ei räägi täna. Ja ma loodan, me ei räägi kunagi sellest, aga me võime täna rääkida küll ühest riigist, Jumala riigist. Mida me näinud ka nende päevade jooksul. Sina, mina, me kõik siin oleme täna osa Jumala riigist. Ei tea, kas sul on olnud elus hetki, kus sa oled kusagil ja sa tegelikult sel hetkel tunned, et sa tahaksid olla ükskõik kus mujal, aga mitte selles hetkes. Mõni tõstis käe. Mul on üldiselt laval olemisega tavaliselt tegelikult selline asi, et kuigi ma aastate jooksul Jumal on väga palju teinud tööd minuga. Ma ei värise täna enam, peaaegu, natukene. Te ei näe, mina ise tunnen. Aga on kohti, kus ma ei taha olla. Lava on vahel see koht. Olgu see sulle julgustuseks, kui sinu jaoks on lava hirmus koht, siis Jumal võib sind kasutada laval sellest hoolimata. Eriti julgustan Maria Kamsi, kes kardab lava ja kes täna peab lavale tulema. Ma mäletan üliselgelt ühte hetke, kus ma ei tahtnud selles kohas olla tegelikult. Ma olin just saanud 19. Kui paljud siit on lõpetanud sellel aastal gümnaasiumi? Okei. Teie elus võib midagi suurt sündida. Kui paljud on 19-aastased siin, kas neid on rohkem? Natuke rohkem, okei. Kes käivad veel koolis, põhikoolis, gümnaasiumis? Te olete minu kangelased, teile ma täna kõnelen eriti. Kes on juba nii vanad, et neil võib habe kasvada või... Ja mehed, teeme teid ära. Kes on nii vana, et tal võiks habe kasvada, aga võib-olla te kasvatada... Valdur, ma näen su habet, see on ilus. Ja kes tunnevad, et nad on liiga vanad. Kes arvasid, et sellel aastal, kui nad tulevad PP-le, et nad on liiga vanad, et siia tulla? Mõni aus inimene oli ka. Aitäh teile. Ma loodan, et see müüt on saanud murtud selle aastaga. Aga ma olin 19-aastane. Ma olin lõpetanud just 12. klassi. Ma olin just alustanud oma õpinguid Tartu Ülikoolis ajalooteaduskonnast. Minust pidi saama keegi, ma ei tea, kes täpselt, aga ma olin planeerinud oma elu 6-7 aastaks umbes ära. Väga täpselt olin mõelnud, mida ma oma eluga teen. Üldiselt mul meeldib planeerida tegelikult. Ja meeldib plaane muuta ka. Tänaseks vist meeldib juba. Ma olen sunnitud seda tegema. See oli backstory. Ja ma olin suhteliselt... Ma olin alustanud noortejuhina Kalju koguduses natukene enne seda. Ja ma olin suhteliselt ikkagi selline arglik noormees. Mitte midagi sellist, mida sa oled võib-olla näinud minu puhul. Ma olin väga teistsugune. Mõned inimesed teavad mind sellest ajast, tervitan kogu Saardi perekonda. Ja ma istusin Tartus ühes kohvikus Tartu taskukeskuses. Ja mind oli sinna kutsunud Jakob Remmel. Jakob oli kutsunud ja öelnud, et ta tahab muga rääkida. Jakob on täna palju pehmem, sest Maali on tema kõrval. Tänu Jumalale. Nende eest, selle eest, et ma olen võin näha, kuidas Jakob on
mehena, Kristuse jüngrina, koguduse juhina kasvanud. Sellel hetkel see hirmutas mind, kui ta kutsus mind kokku saama, mõtlesin, nii, midagi ma sealt saan. Ja me istusime seal laua taga ja ma kuulasin teda. 3D kogudus oli täpselt 1-aastaseks saanud. Beebi kogudus oli see. Ta olid käinud läbi ühe väga huvitava aja, aga näinud imelisi asju, mida Jumal oli teinud. Ja me istusime seal ja ta rääkis mulle ühest unistusest, ühest nägemusest, ühest visioonist. See köitis mind, see paelus mind sellel hetkel. Ma võin öelda, et mu pulss tõusis. Ja ma mõtlesin, et ja. Ja ta rääkis sellest, kuidas, mõelda 1-aastane kogudus, ta rääkis sellest, kuidas nad olid juhatuses palvetanud, 3D juhatuses, 3D koguduse juhtidega ja saanud nägemuse ja veendumuse ja kinnituse Jumalalt, et 2014 aastal peab algama 3D kogudus Tallinnas. Ja see oli midagi, millele ma elasin täiega kaasa. Tallinn, see oli see linn, kus ma tollel hetkel olin ka nagu panustamas ja siiamaani olen, aga ma nägin, et midagi peab muutuma, kusagil peab midagi sündima. Ja tegelikult veel nagu mingi, ma arvan, 1,5 aastat tagasi, 2 aastat tagasi, koguduse rajamine oli minu jaoks siuke nagu, milleks seda vaja on? Miks me viime vanematest kogudustest inimesed ära, laseme neil uusi asju teha, kui vanasid kogudusi on ka vaja elus hoida? Ja mitte ma täna teistmoodi mõtlen, ma arvan, need kogudused, mis eksisteerivad, tuleb täiega panustada sinna. Aga ma olin jõudnud sellesse punkti, kus ma olin näinud seda, et kui kogudus saab rajatud, siis sinna jõuab mingi hulk inimesi, kes ei jõua ühtegi kogudusse, mis täna on olemas. Ja ma olen isiklikult tunnistanud seda ja näinud seda, olnud osa sellest, et kui me läheme välja ja me ütleme, et Jumal, meie laseme sul ehitada oma kogudusi sinna, kuhu sina tahad, siis sünnib imelisi asju. Ja ma elasin täiega kaasa selle visioonile. Ma mõtlesin, seda on vaja. Tallinnas on vaja muutus, see on nii suur linn, siin on vaja rohkem kogudusi, siin on vaja rohkem noortel midagi teha. 3D teeb põnevalt asju, ta räägib teistmoodi võib-olla, jõuab mingite inimesteni, kelleni teised võib-olla ei jõua. Ja siis ta ütles, et nad on palvetanud, nad on saanud ühe nime, kes peaks hakkama rajama seda kogudust. Ja ma olin mingi, ma tean, kes see tüüp on, ta tahab mult küsida nõu, kas see inimene oleks hea sellesse. Ja ma mõtlesin, et ma saan niimoodi kiita seda tüüpi, öelda mingi ja ma võib-olla isegi öelda, et ma olen isegi valmis nagu kaasa mõtlema seal ja nii. Ja siis Jakob ütleb, vaatab mulle niimoodi rahulikult silma sisse, nii et on täna hästi rahulik kõik, et see on see olukorras. Temal ei käi veri kusagil seal. Mina olen Siis ta ütleb, see oled sina. See oled sina. Ja tead, see oli see hetk, kus ma tahtsin ära kaduda. Nagu hoidsin sellest toolist kinni ja mõtlesin, kas, nagu ma mäletan reaalselt seda mõtlema, kas ma saaks ära vajuda siit praegu. See oli nii hirmus. Ma ei tea, kas sul on olnud kunagi seda kogemust. Keegi vaatab sulle otsa ja ütleb, sina peaksid kogudust rajama. Ei. Ja mitte ta ütles, et ma arvan, et sa oleksid hea selleks. Me oleme palvetanud, me ego on palvetanud selle pärast. What? See kohutas mind tohutult. See oli hetk, kus ma tahtsin põgeneda. Ainuke asi, mis ma suutsin talle öelda sellel hetkel kohe, see tuli nagu niimoodi. Oli see, et ma pean täpselt selle sügisel minema kaitseväkke. Ja see vana, rahulik Jakob, mitte vana, noor, rahulik Jakob ütleb mulle, kui see on Jumala tahe, siis see ei sega meid. Ja tead, aastaid hiljem, sellel samal sügisel me kutsuti kaitseväekomisjoni. Ja on mingid põhjust, miks ma ei peaks minema kaitseväkke. Aga millegi pärast mind ei võetud kaitseväkke. Tähendab, üks tervislik põhjus, aga see ei olnud tavaline, et nad selle nii väga esile tõid. Ja täna 3D kogudus on Tallinnas. Aastaid hiljem ma võisin olla selle rajamise juures, juhtida seda rajamismeeskonda, mõnda abikaasa. Meie lugu algas sealt meeskonnast, soovitan kogudusse rajada.
nii palju inimesi on täna siin, kellel võiks otsa vaadata, ma tean, et nende lugu, nende jõudmine siia on kuidagi ühtepidi või teistpidi olnud seotud sellega, et 3D kogudus tuli Tallinnasse. Miks ma räägin sulle täna seda lugu? On sellepärast, et ma tahan uskuda teistsugust Eestit. Kas sa oled minuga? Kas sina tahad uskuda teistsugust Eestit? Okei, mõned tahavad uskuda teistsugust Eestit. Ma loodan, kui ma küsin selle küsimuse natuke hiljem, siis on rohkem neid, kes tahavad uskuda teistsugust Eestit. Ma usun tohutult kogudusse. Ma usun, et kogudus on midagi erakordset, täiesti ainulaadset, kordumatut terves selles universumis. Nii suur kogudus kui kohalik kogudus. Ja ma väga loodan, kui sa oled täna siin, siis sa kuulud kuhugi kogudusse. Sul on koguduse pere, millest sa oled osa. Ma usun tohutult kogudusse. Ma usun, et see on midagi nii erakordset ja mitte ilma asjata Piibel räägi meile kogudusest kui Kristuse pruudist, laitmatust, pühast, välja valitud, erilisest, erakordsest, kellele Kristus tuleb ühel päeval järele. Ma ei tea, kas sa mõtled koguduses selliselt, aga kui sa mõtled ühe kõige ilusama armastussuhte peale, mida sa tead. Mitte Hollywoodi, vaid mõtle mõnele päris ilusale armastussuhtele, mida sa tead. Kui sa muud ei tea, mõtle sellele, mida me eile kuulsime. Aamost näiteks ja tema abikaasast. Mõtle ühele ilusale armastussuhtele. Ja nüüd mõtle sellele, et see on see, kuidas Kristus armastab kogudust. Ja kui eriline on tegelikult kogudus selle sees. Ma usun tohutult kogudusse. Ma usun seda, et me oleme kutsutud kuulutama evangeeliumi. Ma usun seda, et me oleme kutsutud minema ja tegema jüngreid. Aga tead, mis evangeelium saab nagu päriseks ja saab ellu elatud koguduse keskel. Me võime käia ja kuulutada evangeeliumit üks-ühel inimestel. Nad võivad saada päästetud, aga kui nad ei lingi mitte kunagi sellesse perekonda, siis neil jääb midagi väga-väga suurt ja olulist kätte saamata. Ja tead, mis veel? Kristlane üksinda olla ei ole võimalik. Kristlane üksinda olla ei ole võimalik. Lihtsalt ei ole nii loodud ja mõeldud. Sa ei saa eksisteerida väljaspool seda kogudust ja koguduse ihu tegelikult kristlasena funktsionaalselt ja toimivalt, elutervelt ja selliselt, et Jumal saaks sind täie potentsiaaliga kasutada. Usun kogudusse. Ja ma igatsen seda, et meie võiksime olla generatsioon. Me võiksime olla noored, kes armastavad kogudust ja kes ütlevad, et kogudus on midagi erakordset. See ei ole lihtsalt üks reede õhtu või pühapäeva hommik. Vaid see on midagi palju enamat. See on midagi tõelist, see on midagi päris. See ei ole ainult üks koosolek, üks kokkutulek, kus inimesed istuvad ilusti sätitud ridades, vaid see on tegelikult üks päris evangeeliumi elluelamine. Sest tead, koguduses, nii häiriv kui sa ei oleks, pead sa kõigi nende inimestega, kes seal on, koos eksisteerima. Pead neid oma vendadeks ja oma õdedeks kutsuma. Pead mõtlema, et nad on su ihuliikmed, nad on su külge kinnitatud kuidagi, sa ei saa neist vabaks, ükskõik kui väga sa ei tahaks. Ja tead, see on päris evangeelium. See on tingimusteta armastus tegelikult. Ma kõiki olen kutsutud armastama, kõigisse panustama. Ma olen kutsutud endaga tööd tegema. Ma ei saa jääda selliseks, nagu ma olen. Ja me igatsen seda, et me võiksime olla täiega osa kogudusest. Täiega osa kogudusest. Täna terve päev me räägime kogudusest. Ma ei tea, mida sa lootsid, aga täna me räägime kogudusest. Ma fännan seda, et me räägime terve päeva PP-l kogudusest. Erinevatel viisidel. Aga tead, meil on kõigil oma väljakutse sellega. See on ilus mõte, et me võiksime armastada kogudust, me võiksime panustada kogudusse, aga see on midagi praktilist ja see on midagi tõelist. On üks lugu, millele ma olen mõelnud tagasi ja ma kuidagi tunnen, et ma pean seda täna teile jagama. See on Piiblist, ma ei hakka seda ette lugema, see on pikk lugu, või mitte nii pikk, aga ma jutustan seda ümber. See räägib ühest kuningast nimega Rehebeam. See räägib ühest kuningast nimega Rehebeam. Tal oli väga kuulus isa. Ta oli väga kuulus ja väga võimas ja väga eriline isa. See isa oli Saalomon. Kuningas Saalomon oli Rehebeami isa. Ja Rehebeam sai järgmiseks pärast Saalomoni. Tema tuli kuningana valitsema pärast seda
kõige suuremat ja kõige erilisemat kuningat mingis mõttes. Me loeme piiblist, et tema sarnast ei olnud teist. Tema vägevuses, tema võimus, see riik oli, Iisraeli riik oli oma parimates nagu aastates, tempel sai ehitatud, nagu võimsad asjad sündisid. Võimsad asjad sündisid. Siis tuleb see Rehebeam, kes saab kuningaks. Ja see teeb palju halbu otsuseid. Teeb kohe alguses palju halbu otsuseid. Küsib nõu, enne kui ta saab kuningaks, küsib nõu oma isa nõunikutelt, kuningas Saalomoni nõunikutelt. Annavad talle head nõu. Küsib, et kas ma peaksin selles riigis, kas ma peaksin rahvale midagi head tegema või ma peaksin tõstma nende nagu koormust või maksukoormust, nii edasi, kõike sellist. Nemad ütlevad, ära tee seda, su isa pani päris raske ikke, me ehitasime templit, see võttis meid tühjaks mingis mõttes, nüüd võiks nagu teha midagi teistsugust. Ja siis ta läheb oma sõprade juurde, kes on kõik samasugused kaabakad nagu ta ise ilmselt. Ja ma arvan, ma võin öelda Rehebeami kohta seda, mõeldes, mida ta korda saatis. Ja nad on täpselt sellised fa vennad, sellised äge, kes on lihtsalt, kui sa kujutad ette selliseid rikkurite võsusid, kes ei ole ise tööd teinud, sõidavad Ferraridega ringi, panevad Instagrami pilte, teevad pidusid, asju, täpselt siuke gäng sai kokku. Ja ütles, et kuule, sa oled veel vägevam vend kui su isa, sa pane muidugi raskem koorem peale, täiega, panen veel paremini pidu. Ja siis tuleb see Iisraeli rahvas kokku, tuleb oma kuningat vastu võtma ja Rehebeam peab hea kõne, võimsa kõne, vägevalt. Ja rahvas ütleb, seda meest me ei järgi. Korja ise oma raha, kui tahad. Iisrael, igaüks oma kodudesse. Ja kõik voolavad minema. Ja see riik läheb kaheks. See lõheneb ja sealt hakkab Iisraeli allakäik ja sealt hakkab igasuguseid jamasid tulema ja Rehebeami elu lõpeb väga õnnetult. Aga tead, see räägib meil ühest loost, mis ma usun, et täna on meile ka aktuaalne. Kui sa istud siin ja sa vaatad siin ja sa mõtled, see kõik on lahe, mida Jumal teeb. See on eriline, mis toimub Eesti kogudustes. Siis vaatame, et me ei muutuks Rehebeami sarnasteks, kelle isa on vägev, aga kes ise elab selle varjus ja raiskab kõik ära. Tead, see tulevik, millest Peep rääkis, ei saa sündima ainult siis, kui on Gunnar Kotiisen, kui on Meego Remmel, kui on Ago Lilleorg, kui on Ivo Unt, kui on Einike Pilli, kui on Ragne Kivimets, kes iganes, Helina Voogne, kes nagu panustavad ja teevad mingeid erilisi asju. See ei saa kunagi sündima sellest. Ja on väga suur oht, et sa lihtsalt seisad nende inimeste selja taga. Ja sa ei pane tähelegi seda, et kordub midagi nagu selles loos. Saalomon oli võimas ja tegi suuri asju. Aga ta poeg ei kasvanud kunagi juhiks selle kõrval. Ta poeg elas lihtsalt selle varjus ja kasutas seda kõike ära ja elas ühte head elu. Ja ta kristlasena on ka nii lihtne tegelikult elada mingis mõttes ühte ilusat, head kristlase elu. Kus ongi mõnus, aga see ei ole see, milleks me oleme kutsutud lõplikult. See lugu räägib meile kahest asjast. Me peame kuulama vanemaid. Neil on midagi tarka öelda. Oluline see ka, keda sa kuulad. Kindlasti. Aga veel enam, et meie ise peame kasvama juhtideks ja tegijateks. Jumal tahab sind kasvatada kellekski oma koguduses. Tegelikult on nii, et see, mida Peep siin jagas, kui sa panid seda videot tähele, kellelgi jäid need numbrid meelde, mis ta ütles. Mitu kogudust? 100 kogudust, mitu linna? 10 linna. Mitu uut kristlast? 10 000. 100 uut kogudust, 10 uut linna. 10 000 uut kristlast. Ma ei tea, mida sina mõtled nendest arvudest. Mind need hirmutavad pisut. Pisut hirmutavad. Mitte täiesti lõpuni, sest ma vahel mõtlen oma peas vahel suuremaid arve. Ja siis ma mõtlen küll, et ma olen lolliks läinud. Tegelikult on nii. Selleks, et see Peebu nägemus, olgu need uued kogudused või olgu need kogudused, mis täna hakkavad kasvama. Selleks, et see päriselt saaks teoks.
Ma küsin sult nüüd, kas sa usud sellesse, kas sa igatseksid näha seda, et Eestis võiks olla 10 000 kristlast rohkem? Kas sa usud sellesse? Kui sa praegu plaksutasid, siis tea seda, et see saab juhtuma sinu kaudu. Igaüks siin saalis, igaüks teie 600-st olete kutsutud sellesse nägemusse. Mitte ainult sellega, et sa paned kirikukohvis banaanid valmis kuhugi või Nortekal. Mitte ainult sellega. See on ka oma osa teenimisest, praktiliselt väiksed ülesanded. Kas me oleme valmis ka neid tegema? Või me oleme ainult valmis hüppama suurte asjade järele? See on ka see osa. Aga Jumal tahab sind kasvatada jüngrite tegijaks. Et sinu elust tuleks välja see, kes oli Jeesus ja mida ta tegi. Et sa paljundaksid seda. Enamik uuringuid näitavad seda, et inimene saab jõuda suuresti oma generatsioonini. Ja Jumal kasutab eriliselt. Kasutab vanemate jaoks ja kasutab nooremate jaoks. Aga mina saan täna kõige paremini jõuda oma generatsioonini. Meie saame kõige paremini jõuda täna oma generatsioonini. Ja nii palju, kui mina olen näinud, on täna Eestis mingi muutus toimunud. Noored on avatud Jumalale. On avatud kõigele peaaegu. See on natuke kriipi selle juures. Sa peab tegelema kõikide igasuguste asjadega. Tuleb vahel ka natuke kristalle kusagilt aknast välja visata ja muude asjadega tegeleda. Sama, millest Ivo eile rääkis. Raamatupoodides on põnevat kirjandust, millega tuleb ka tegeleda. Aga noored tegelikult otsivad, igatsevad vastuseid oma elule. Igatsevad näha Jumalat, igatsevad kogeda midagi suuremat. Ja me oleme näinud seda siin nende päevade jooksul ka. Inimesed on saanud päästetud. Inimesed on tulnud Jumala juurde. Aga see saab sündima ainult siis, kui sina ja mina ja me üheskoos tegutseme selle nimel. Sina oled ka kutsutud juhtima ja jüngerdama. Jeesus ütleb seda ise Matteuse 28. peatükis. Salmides 19-20. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja püha vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. See ei ole mitte välja valitute kutse siin. See on kutse meile kõigile. Sind ja mind on kutsutud selleks, et minna ja teha Jeesuse jüngreid. Selleks, et minna ja rajada kogudusi. Selleks, et minna ja ehitada olemasolevaid kogudusi ülesse. Selleks, et minna ja armastada inimesi. Et muuta päriseks see evangeelium, millest me räägime nii tihti. Väga paljud inimeste elud muutuvad siis, kui nad kukuvad sinna koguduse keskele. Üks neiu seal, 1, 2, 3, 4, 5. reas naeratab, sest ta teab seda. Johanna tuli 3. koguduse keskele meie võimaluste festivalil augusti lõpus ja sai päästetud seal esimest korda, tulles koguduse keskele. Sorry, Johanna, ma ei tahtnud sind panna ebamugasse olukorda, aga me tähistame seda, see on rõõm. Midagi juhtub siis, evangeelium saab päriseks siis, kui inimesed kukuvad otse kui koguduse keskele ja avastavad ennast seal ja avastavad kõike seda, mis tundub nii kättesaamatu nende jaoks. Sind ja mind on kutsutud tooma esile muutust. Ja tead, mis veel enam? Meil on täna antud üks eriline osa. Ivo rääkis sellest eile. Revolutsioon saab tulla meie kaudu. Meie võime luua uut kultuuri arusaamist sellest, mida tähendab olla noor, mida tähendab kogudus olla, mida tähendab kogudust armastada. Ja see ei ole see, et pastor rügab esmaspäevast pühapäevani kõikide inimestega ja sureb selle käes. Ja kõik vaatavad pühapäeval ja panevad korjanduse karpi natukene raha. Meil on võimalus muuta seda kultuuri ja öelda, kogudus on midagi veel erilisemat. Ja see ei ole mitte sellepärast, et pastorid on teinud halba tööd või et meil on halvad kristlased enne olnud. See on selle ajastu ja kõige muu taga, mis seal on olnud. See on väga keeruline aeg olnud, kus Eesti kogudust on läbi tulnud. Aga me ei ole enam ammu selles ajas. Ja meil on vaja tõusta püsti ja hakata tegutsema ja ütlema, et me tahame näha teistsugust kultuuri ja me ei taha leppida sellega, mida me siiani oleme näinud.
Me tahame näha uut kultuuri, me tahame näha uusi kogudusi, me tahame näha kogudusi kasvamas. Ja me usume sellesse, me näeme seda, me oleme siin näinud seda. Inimesed saavad terveks, inimesed saavad päästetud, elud saavad muudetud. Jumal on päris, Jumal tegutseb siis, kui me tuleme kokku ja oleme kogudus. Ja tegutseb siis ka, kui sa oled kusagil oma kogukonnas, oma keskkonnas ja kõiki su kristlased sõpru ei ole ümberringi. Tegutseb siis ka, aga ikka ja jälle siis, kui me tuleme kogudusena kokku, tegutseb Jumal. Mina ei ole tahtnud kunagi olla juht, et sa lihtsalt teaksid seda. Ma ei hakka oma pikka lugu rääkima, sest ma olen liiga palju seda lugu rääkinud. Aga ma kuidagi tahan nagu aru saada, et see sulle nagu teha seda aru saadaks, et ma ei ole mingi püha auraga mees siin. Tõesti ei ole. Ma olen täiesti lihtne Hiiumaa poiss. Amen. Jumala väge täis. Aga ma olen olnud täiesti tavaline noormees. Tegelikult päris katkine noormees. Käinud läbi 2 aastat intensiivset koolikiusamist, igasugused jurasid, enesehinnangu ja kõige muuga, ka inetu välimusega, halbade soengutega. Mulle täna mu soeng meeldib ja kui mu naisele meeldib, siis on ka okei. Ma ei ole tahtnud olla juht. Ja ausalt öeldes, kui ma sain esimest, kui Jumal koputas või mingid inimesed tulid ka minu juurde rääkima, siis ma blokkisin seda teemat suht mõnda aega. Ma võitlesin sellele vastu. Kui ma saaks, siis ma ei asetaks ennast ühelegi lavale ega paneks ennast ühegi meeskonna ette otsa. Minu sees ei ole seda driverit, mis ütleb, et jaa, teeme seda. Mul tegelikult meeldiks olla kellegi juhitav ja olla ühes meeskonnas ja teha ühte lihtsat ülesannet. Aga tead, ma olen nagu aru ka saanud sellest, et see on mingi nagu asi, mis ei ole päris Jumalast minu sees alati. Kõige enam Jumal ei võida sellest kõige enam, kui sina ei saa juhiks. Jumal ei võida sellest kõige enam, kui sina otsustad oma hirmudele alla anda ja mitte elada välja seda, kes Jeesus on, mitte teha jüngreid. Sellest võidab keegi teine, kelle Jeesus on võitnud. Kui sinu sees on hirm astuda vastu mõnele nendele väljakutsetest, siis tea, et see hirm ei ole mitte sellepärast, et sa peaksid kahtlema, kas sa oled õige inimene, vaid see hirm on sellepärast, et hoida sind millestki tõeliselt erilisest eemale. Hoida sind Jumala plaanist eemale, Jumala parimast eemale. Ja ausalt, nii tihti ma ise tunnen ka, et see kõik on liiga suur amps minu jaoks. Kui palju selle PP-ga seoses ma olen tundnud seda, et see nagu käib kõrgemalt mult üle pea, kui see lagi siin on. Liiga suur amps. Nii paljudel hetkedel mu abikaasa teab hästi, kus ma tulen voodisse ja ma valan pisaraid ja ütlen, ma ei jaksa ja ma ei oska ja ma ei saa aru ja ma ei taha ja ma ei mõista seda kõike ära. Nii paljudel hetkedel olen ma lihtsalt põlvil Jumala ees ja ütlen, ma ei mõista seda. Ma ei saa aru, see tundub liiga suur, see 10 000 on liiga suur. Kui valmistusime selleks PP-ks, siis ma pean ütlema, et minu jaoks oli raske näha seda, et registreerunud ei tule juurde. Ja me planeerime suurelt ja me tellime toitlustust suurelt ja kõiki asju suurelt. Ja me arvestame ka nagu eelarveliselt mingite asjadega. Siis sa vaatad, 10 reganut tuli juurde 3 nädalaga, pekki. Siis sa mõtled, Jumal, sina oled öelnud, me teeks suurelt. Ma usaldan seda, et sa oled öelnud seda, et see 700 tuleb kusagilt kokku. Ma ei saa aru, kuidas. Ja tead, ma tulin siia päev enne PP-d. Ja minu juurde tuleb Karin ja ütleb, et kuule, meil on probleem. Probleem on selles inimesed nii palju, et meil ei ole piisavalt toole ilmselt. Ja tead, nendes hetkedes sa saad aru, et Jumal, mul on nii vähe usku vahepeal. Ja ma tulen siia saali, ma saan aru, Jumal ütleb, tead, see ei ole see, mida ma olen sul lubanud. On veel suuremaid asju, mis saab olema. Ja ma mõtlen, et see on juba suur.
Aga Jumal ütleb, et on veel suurem. See 10 000 võib tunduda suur. Võib tunduda selline, et see on liiga suur amps, mida läbi hammustada. Jumal ütleb, tahab veel suuremat teha. See on alles algus kõige selle sees, sõbrad. Mis on siis sinu osa? Mul aeg juba otsa saanud miinustesse läks. Aga ma ei peatu. Mis on siis sinu osa? Kuidas sa saaksid kasvada ühiks? Kuidas sina saaksid olla see Jumala riigi saadik? See, kes elab seda välja, kes loob seda uut kultuuri, kes armastab kogudust. Piibel ütleb meile seda, otsige esiti Jumala riiki. Ja meil väga tihti meeldib see salm sellepärast, et mis sealt järgneb? Sest siis teile antakse kõike seda pealegi. Ja me mõtleme, et kui ma otsin Jumala riiki, siis ma saan seda, mis ma tahan. Abikaasa, hea töökoha, mis iganes need asjad on, millest sa unistad. Majake mere ääres, kus ei ole teisi inimesi ümber, eestlaste unistus. Mis iganes see on. Aga see kirjakoht ei räägi sellest, kuidas me Jumalat saaksime kavaldada, vaid see kirjakoht räägib sellest, otsige esiti Jumala riiki. Ja teile antaksegi palju. Teile antakse kõike muud ka. Aga otsige esiti Jumala riiki. Ja tead 3 asja, mis ma tahan sulle jätta. Kuidas sina saaksid kasvada juhiks, kuidas sina saaksid täita seda nägemust. 4. 3 asja. 3 asja, mida mina olen teinud. Kui sa mõtled, et kuidas sain mina sellest Hiiumaa poisist siia lavale ja sain juhiks, siis ainult läbi nende 3 asja. Siin ei ole mingit imevalemit, siin ei ole mingi meegaga veedetud tunde kusagil koos. Need on järgnenud hiljem. Ausalt, need on järgnenud hiljem. Aga 3 asja. Esimene asi, lähedane suhe Jumalaga. Otsige esiti Jumala riiki, otsi Jumalat, igatse teda. Mine põlvedeli nii, nagu Ivo ütles. Ole tema ligiolus, otsi teda, ehita ühte lähedast suhet Jumalaga. See garanteerib kõige rohkem, et sa täidad seda, milleks ta on sind kutsunud, sest ta saab sulle seda rääkida. Ja saab ära kõrvaldada kõiki neid asju, mis ei peaks seal olema, mis takistavad seda, mida Jumal tahab sinu elu kaudu teha. Teine asi on see, ole valmis õppima. Ole valmis õppima. Ole valmis on inimesi, kes sind õpetavad. Ja tead, see ei ole alati nii tore, et inimesed tahavad õpetada meid. Aga ole valmis õppima. Ole see tüüp, nagu Kristoffer ja Tauri Allani selja taga, kes käivad ja ütlevad, et ma tahan selle tüübiga aega veeta. Mitte lihtsalt sellepärast, et mul oleks lahe olla, vaid ma tegelikult näen, et mul on õppida tema elust. Kui sa tead kedagi, kellel sina peaksid järel käima, kellel sina peaksid õppima, siis tee seda. Kui on keegi, kellel sina peaksid endale mentoriks kutsuma, siis tee seda. Tee seda juba täna. Ole valmis õppima. 3. asi. Teeni täiega kaasa ja panusta suhetesse. Teeni täiega koguduses kaasa. Kui öeldakse sulle, et meil on vaja laupäeva hommikul tõsta pinke kell 6 hommikul, siis ära ole see tüüp, kes ütleb, et sul on paremaid asju teha, vaid mine kohale ja saa sellest osa. Mine kohale, tõsta neid pinke ja võib-olla sellest ei muutu kellegi elu. Aga võib-olla selle kaudu saab Jumal õpetada sulle kuulekust ja alandlikkust, et ta saaks sulle suuremaid asju anda. Ole ustav väikeses, et ta saaks sind panna suure üle. Kui sa ole valmis kell 6 hommikul pinke tassima, kuidas sa saad kogudust rajada? Kuidas saad kogudust rajada, kui sa ole valmis kell 6 hommikul pinke tassima? Kui sa ole valmis tegema teed? Kui sa ole valmis lõikama banaane? Ja kui sa ole valmis rääkima inimeste ees? Kuidas saab Jumal muuta kõike seda, kui sa paned oma hirmud igale poole ette, oma mugavusel igale poole ette? Panusta täiega kogudusse. Ole see tüüp, kes on alati kohal, kes ütleb, ma olen siin, mina tahan teenida. Ole see, kes on isegi tüütu ja ebamugav. Tead, minu lugu 3D kogudus hakkas sellest, et ma tulin lavale pärast teenistust, keegi kutsunud mind ja ma võtsin need juhtmed ja rullisin neid kokku väga valesti ja halvasti. Aga ma ei suutnud vaadata, et inimesed teevad midagi ja mina istun saalis. Lihtsalt vaatan seda pealt. Ma mõtlesin, ma tahan olla osa, ma tahan nende inimestega koos olla, kes siin laval on. Ja ma tahaks ka bändist osa olla. See oli mu ainus võimalus olla bändist osa. Tulla ja kerida neid juhtmeid. Aga see oli midagi, mille kaudu Jumal õpetas mulle kuulekust. Mille kaudu Jumal pani mind tegutsema ja näitas mulle, mida tähendab kogudust teenida, mida tähendab jätta ennast tegelikult nendes kohtades, jätta oma mugavus, jätta isegi mõned vestlused. Ja panusta suhetesse. Tead, mis? Mitte kellegi elu ei saa muutuma, kui sa istud kodus ja loed piiblit ja palvetad. Sorry,
aga see ei saa muutuma tegelikult. Mitte, et see on vale või halb, seda on ka vaja. See on see lähedane suhe Jumalaga. Aga see peab saama välja elatud kusagil. Jumala armastus peab saama välja elatud kusagil. Ja selleks on kogudus. Selleks on lähedased suhted. Panusta suhetesse. Me oleme nii väike rahvas. Teda ei ole üldse palju vaja. On vaja mõned väga head suhted, et suured asjad saaksid juhtuda. Ma räägin sulle sellest Peepest. Ma tean, et ma olen täiega üle aja, aga ma tunnen, ma pean rääkima mõned asjad veel. Nii palju asju on siin sündinud läbi suhete. Et sa lihtsalt teaksid, kogu see meeskond, kes on sellel aastal osa, nad on maksnud osalustasu. Ja tead, mul on olnud raske küsida seda. Meil on lihtsalt nii suur eelarve selle aasta, sest me oleme tahtnud midagi nii suurt. Mul on olnud raske küsida seda neilt. Ja ma tean, et nad teevad seda suhete pärast. Teevad seda suhete pärast. Enamik neist taimedest siin on olnud läbi selle, et meie sekretär Marika võttis telefoni kätte ja ütles, ma tean ühte lillemüüjat, ma helistan talle. Kes ütles, okei, ma annan teile 90 taime tasuta siia kasutada. Panusta suhetesse. Ja mitte ainult väljaspool kodu, palun panustage oma kodus olevatesse suhetesse. Mulle meeldib see, mida Liam ütles esimesel õhtul. Ta ütles seda, et koguduse rajamine ei pea inimest ära tapma. Terve selle Peep, ärge võtke seda halvasti. On inimesed tulnud minu juurde küsinud, kas sa oled elus? Kas sa oled elus? Kus sul läheb? Kas sa oled elus? Kas sa pead vastu? Ma ei ole tundnud tükk aega ennast paremini kui nende viimase 3 päeva jooksul. Ma olen puhanud. Ma ei stressa siin. Mul on ainult üks väike paanika hoog olnud. See oli eile õhtul, kus tundus mingid asjad kaasas. Tegelikult ei olnud. Ma panin lihtsalt üle täiega. Koguduse rajamine ei tapa sind ära. Peepe korraldamine ei tapa sind ära. Kogudusse panustamine ei röövi sult midagi ära. Jah, see võtab jõudu, see võtab energiat, see võtab aega. Sa saad palju enam vastu. Sa saad palju enam vastu. Kui ma mõtlen sellele, nendele kohtadele, kus ma olen võinud olla, kus Jumalaga, selles kutses, mis ta on andnud, kui ma võin näha neid muudetud elusid. Vaatan siin, on nii palju nägusid, kelle ma võin praegu otsa vaadata. Ma tean, ma olen sinuga, Hendrik, palvetanud. Marko, ma olen sinuga koos teinud selle otsuse. Ragnar, ma olen sinuga koos teinud selle otsuse. Klaus ja Pauliine, te olete kusagil seal. Ma olen teiega teinud koos selle otsuse. Kaisa, sina tulid kogudusse tagasi. Me võisime teha koos selle otsuse. Kristjana, sina vaatad mul otsa seal. Oiks! Ja vahel me komistame ka selle kõige keskel, nii nagu ma praegu komistasin. Aga see on nii palju rohkem väärt. See on nii palju rohkem väärt. See on nii palju rohkem väärt. Iga see ime siin on olnud väärt seda, et veeta öötunde kontoris. Mu abikaasa peab mind ootama. Millal sa tuled koju? Palun lõpeta tabelite täitmine. Ja ma püüan teda ka armastada kõige selle kõrval. Ma ei tohi teda ära unustada kõige selle kõrval. Aga see on nii palju rohkem väärt. Jumal teeb midagi erilist koguduse kaudu. Kui sa oled valmis ennast aseta maha, ütlema, ma tahan panustada. Ja ma olen valmis võtma ka selle vaeva, mis sellega tuleb. Siis sind ei tapeta ära selle sees. Sa pead läbi põlema, sa ei pea ära surema selle käes. Vaid sa võid elada maailma parimat elu. Sa võid elada ühte tõelist elu, sa võid elada Jumala parimat potentsiaali välja. Ja on neid hetki, kus sa oled põlvedel, ütled, ma ei jaksa, see amps on liiga suur. Ma ei jaksa, ma ei saa aru, need numbrid on liiga suured, see ei jõua nagu kohale mulle. Jumal saadab oma vaimu sinu üle. Jeesus on lubanud, ma saadan teise lohutaja vaimu, keda maailm ei võta teilt ära. Ja kes teid julgustab kõige selle sees. Vaata ringi, vaata otsa nendele inimestele, kes on sinu ümber praegu. Need on inimesed, kellega sina ehitad Eestis Jumala riiki. Kellega sina saad rajama kogudusi, kellega sina saad ehitama neid kogudusi, mis täna olemas on. Kes saavad olema sinu kaasjuhid. Need on sinu kõrval, nad ei kao ära. Tulevad kallistavad sind, kui on vaja. Paneme veel edasi. Matteuse 16, 15-18 ütleb niimoodi. Tema küsis neilt, aga teie, kelle teie ütlete minu olevat? Siimon Peetrus kostis, sina oled Messias elava Jumala poeg. Ja Jeesus vastas talle, sa oled õnnis, Siimon, Joona poeg, sest seda ei ole sulle ilmutanud liha ja veri, vaid minu isa, kes on taevas. Ja mina ütlen sulle, sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse, põrguväravad ei saa sellest võitu. Ma olen seda kirjakohti aastaid lugenud. Ma olen seda teadnud peast.
Aga minu silmad avas ühel hetkel Meego, kes rääkis sellest. Ma tahan sulle ka rääkida seda. See oli profound minu jaoks. See oli nagu, see muutis minu perspektiivi. Ma ei tea, kas sa oled kunagi mõelnud selle põrguväravate osa peale. Aga vahel mul tundub, et mõtleme, et need põrguväravad ründavad meid. Mingid tegelased jooksevad nende väravatega ringi ja rammivad meid. Ei, sõbrad, see on vastupidi. Meie oleme need, kes ründavad ja põrguväravad ei pea vastu sellele. Nad ei saa kinni hoida neid inimesi. Nad ei saa kinni hoida sinu pereliikmeid, sinu koolikaaslasi, sinu sõpru, meie rahvast ja meie maad. Need väravad on mõeldud ründamiseks. Need pressitakse läbi ja põrguväravad ei saa seista Jumala koguduse vastu. Neil ei ole kohta selle vastu. Meid on kutsutud ründama. Meid on kutsutud tegutsema, mitte ootama, mitte kaitsma, mitte kartma, et meid rünnatakse. Kui sinu sees on täna kutse, mis iganes kutse see on, võib-olla sa oled 13 ja sa mõtled, ma tegelikult, see koguduse rajamine paelub mind ja sa mõtled, see ei ole minu jaoks. Siis unusta ära see mõte. See, et see on sinu sees, on seal põhjusega. Kui sinu sees on arusaam sellest, et sina pead saama juhiks. Kui sinu sees on arusaam, ja sa võib-olla naine ja sa tead, et sa pead saama juhiks. Kui sinu sees on arusaam, et sa pead rajama kogudust. Kui sinu sees on arusaam, et sa pead midagi tegema. Et sinu kaudu peab tulema mingisugune muutus, mingisugune uuendus, mingisugune kultuuri muutus Eestis esile. Koguduses esile. Siis see on pandud sinna põhjusega. Ja ainus, kes tahab seda ära röövida, on need samad põrguväravad, mis hirmutavad sind. Aga need ei ole mitte meid ründamas, vaid meie ründame koos Jumalaga neid. Kui sinu sees on täna kutse, siis ära mata seda maha. Ära mata seda maha. Ja tule minuga koos palvesse. Lõpetan nüüd. 2. ajaraamatu 7.14 ütleb nii. Ja kui siis minu rahvas, kellel on pandud minu nimi, alandab ennast ja nad palvetavad ja otsivad minu palet ning pöörduvad oma kurjadelt teedelt, siis ma kuulen taevast ja annan andeks nende patu ning säästan nende maa. Sõbrad, meil on palju teha. On vaja pinke tõsta, on vaja võib-olla mingite inimestega kokku tulla ja öelda, minu sees on see kutse ja nägemus koguduse rajamisest. Mida me teeme sellega? Mida me teeme sellega? Minu sees on arusaam sellest, ma pean minema õppima missionikooli, pean minema õppima kussi, võib-olla koguduste rajamise baaskursusele. Ma pean minema õppima Toompea kooli, metodisti, valgust, mis iganes, kuhugi, kus sa pead minema õppima. Mine ja tee seda. Aga kõik see algab sellest, et me tuleme põlvedele ja me palvetame, me ütleme, Jumal, meie ei saa kedagi muuta ja meie ei saa Eestit muuta. Aga sina ja sinu vaim saab muuta seda paika, seda maad, seda rahvast. Võib-olla sinu südames on isegi mõni teine rahvas. Mõni teine rahvas, kuhu Jumal tahab sind läkitada välja siit selle maa ja rahva keskelt, kus sa oled võinud kasvada parimas keskkonnas. See on ülihea keskkond, kus sa oled võinud Eesti koguduse keskel kasvada. Siis pane nüüd täiega. Aga tule minuga koos ja ma palun nüüd, et siin saalis algaks üks parim osa peale. Ja see osa on selline, et sa võtad 3-4 inimest ja tulete kokku. Kui võimalik, võite põlvitada, pange käed õlgadele ja palvetage. Palvetage selle sama kirjakoha põhjal, mida me oleme siin ees näinud. Eeva-Lotta, palun pane see uuesti tagasi. See lõpp. Ja kui siis minu rahvas, kellel on pandud minu nimi, alandab ennast ja nad palvetavad ja otsivad minu palet ning pöörduvad oma kurjadelt teedelt, siis ma kuulen taevast ja annan andeks nende patu ning säästan nende maa. Sõbrad, enne kui midagi saab juhtuda, palvetame ja siis tegutseme. Tõuse nüüd püsti, leia need 3-4 inimest ja palveta nende asjade pärast, mis on täna sinu südamesse tulnud Jumala poolt. Aitäh teile!
isa taevas, kuule meie palveid. Kuule seda palvet, mida me oleme palumas siin, selle maa ja selle rahva pärast. Me igatseme seda, et sina tegutseksid siin. Ja Jumal, sina näed meie elusid. Me täname sind iga väikese kutse eest, mida sa oled istutanud. Sinu sõna ütleb, et sina ei võta tagasi oma armuande ja oma kutsumust. Me võime veenduda, et kui sa oled pannud midagi meie sisse, siis see on sinna pandud põhjusega. Isa, ma palun, et sa võiksid täita meid igat ühte. Kogu väe ja kogu tarkuse ja kogu armastusega, et täita seda kutset, milleks sa kutsud meid oma kogudusena siin selle maa ja selle rahva keskel. Või kui sa viid meid veel kaugemale, siis ka seal. Isa, aita meil uskuda, et sa oled sina, kes tegutseb. Et sina ehitad oma kogudust ja et põrguväravad ei saa sellest võitu. Me võime julgelt minna usus välja ja uskuda, et sa teed veel suuremaid asju kui see, mida me oleme näinud või kogenud või mõelnud. Jeesus, tänu sulle, et sa oled öelnud, et sa palvetad taevas selle eest, et meie usk ära ei lõppeks. Anna siis meile usku ja oma vaimu, et täita seda ülesannet, seda läkitust, seda kutsumust, sinu koguduseks olemist, milleks sina meid kutsud. Seda kõike palume sinu nimel ja ütleme üheskoos. Amen.